Rauno Sappinen, esimesest voorust oodatud võit Viljandi tuleviku üle 3-0, samas sükestega väga-väga keeruliste ilmaoludega, et ega seal kerge mängida ei olnud. Jah, et väljakul oli suhteliselt külm ikkagi ja Viljandi tegi sellega meie elu päris keeruliseks, et nad seal 10 mehega oma poolel olid, aga õnneks suutsime lüüa kiire värava ja see tegi meie olukorra juba lihtsamaks. Jah, et sellistes mängudes vastane, kes väga-väga palju kaitseb, mida rohkem ta 0-0 peal seisab, seda keerulisemaks see mäng läks, et selle mõttes läks natuke justkui lihtsamaks, teistpidi ega Viljandi midagi muutnud, see mänguskeem jäi neil samaks. Ja seda küll, et au ja kiitus nagu ainult meile, et me suutsime nagu terve mäng keskendunult mängida, et Viljandil ei tekkinud minu arust peaaegu ühtegi võimalust, et suur kiitus selle eest meile. Teisel poolajal tuul tagant oli kindlasti lihtsam mängida ja siis mingil hetkel, kui Gerdo Juhkam oli seal veidi vigastusega korraks platsi eemal, siis said kiirrünnakust ära karistada ja 2-0 pealt oli juba sisuliselt võit käes. Ja, et teine poolega me teadsime, et tuul on tagant ja ta saab palju lüüa ja teine poolega jällegi meie surve kestis ja kui väravast nüüd rääkida, siis Alliku suurepärase kannasõiduga leidis mind ja õnnestus ära lüüa. Siin vahepeal juba sai nalja visatud, et Rauno Sappinen ja teine poolega jälle, et täna sama teema. Jah, teine poolega jälle, ei tea. See oli selle mõttes ka märgiline kohtumine, et vastaste poolel kandis Viljandi tulevikusärki Sander Post, et kuidas sellele vaatad, et vastas oli meie endine kapten? Mängu ajal kindlasti keskendunud enda ülesannetele, et ei jõua seda nii palju jälgida, aga enne mängu ikka oli tore üle pika aja Posti näha. Ja nüüd läheb kõva töö edasi juba järgmisel nädalal reedel vastaseks FC Infonet, kes näitas avavarus hambaid Levadiale. Ja kindlasti, et täna on 3 punkti käes, aga järgmine nädal läheb uuesti töö käima ja keskendume uuele mängule. Norbert, 3 punkti tabelis kirjas. Lõppskoor 3-0, täna oli selline mäng, kus oleks võinud tulla rohkem väravaid, aga peame olema rahul ka sellega. Me ikkagi mõõdame pigem seda rahulolu sellega, kuidas mängid mängisid ja mänguliselt, et see väravate arv ei ole nagu määrav, et oluline see pigem, et peeti mängudistsipliinist kinni, et tõesti see, millest me riietusruumis oleme rääkinud või rääkisime täna ja oleme ka treenikutel rääkinud, et see just toimis, et mehed mängisid ikkagi 90 minutit ja ei olnud kedagi, kes nagu mängust välja lüütaks ennast, nii et selles mõttes see on nagu see, mis määrab selle, kas me võime rahul olla või mitte. Et kui seda mängu tagurpidi kerida, siis ega ei meenugi, kas vastased üldse mõne pealelöögi tegid, et olid vastased kaitses, olid kaitses ka pärast 0-1 ja 0-2 tahajäämist. Jah, vastane oli võtnud kindla seisukoha, et mängida hästi kompaktselt, olenemata sellest, kas me lööme tõesti ära või mitte, et nad teadsid, et nii kui nad mängu avavad, on see suur oht ja loomulikult ma arvan, nad võtsid nagu täna nagu õige otsuse, et sama harjuda selle meistriga tempoga ja siin mängu avamine oleks neile tähendanud võib-olla kiiremat lõppu. Oli hästi oluline, et see esimene värav tuli ikkagi suhteliselt kiiresti, et see võib-olla natukene võttis selle pinge maha, et eks see 0-0 on ju selline seis pigem, mis meeldib nõrgemale meeskonna. See jalgpallipsühholoogia on alati sellisest räägitakse, selline on üldjuhul jah, aga seda me üritamegi mängijatesse nagu viia ja õpetada, et tegelikult see ei tohiks meid kammitseda, et seisuks on alati sul kindlad ülesanded ja ajab ikka õppime ennast järjest vähem laske mõjutada sellest, et on sul 88 minuti 0-0, siis tuleb ikka samamoodi külma närvi säilitada ja seda mängu lõpuni mängida, et pigem oligi täna hea näha seda, et ei kammitsenud neid nagu miski, et 1-0 oli päris kaua, endiselt mängijad nuputsid seda vastast, kuidas üle mängida, tehti koostööd, räägiti omavahel aidati endast, nii et selles mõttes nagu see oligi minu jaoks kõige tähtsam, et keegi lüliti ennast mängust välja. Tuul oli täna päris tore faktor mängul, et siin teisel poolal kohati vist juba ligi 15 meetrit sekundis. Need tuuleilid ilmateate põhjal nagu puhusid, et ega kerge ei olnud. See oli jah, mis teeb selle mängu kindlasti raskeks, eriti ka vastasel, kes tende ainuke võimalus oli põhimõtteliselt pikk pall ette ja leida sealt momente, aga kui see pikk pall ei lenda üldse nagu soovitud suunda, ehk et võib täiesti auti lennata söödus, kus sa proovid seda palli viia otse ründele, nii et see tegi ka meie mängu natukene raskemaks just neid selliseid peeneid sööte natukene õhust, et sinna ründajale ei olnud väga lihtne täpselt anda, et nii kui see tuul tuli, viis selle palliga minema, et selles mõttes oli niisugune huvitav mäng täna. Ja nüüd juba pilgud järgmise nädala suunas ja peagi kohtumine FC Infonetiga, mis on hoopis teistsugune mäng. Absoluutselt jah, et loomulikult tuleb hästi kommenteeritud meeskonna vastu mäng ja nädal aega jälle tööd selles suunas, et seada üles uued ülesanded mängijatele ja minna nagu korralikult vastu mängima sinna. Aitäh!